on, jah. Seksuaalsuse teema on väga-väga keeruline teema just siis, kui ühel on nagu päris suured vajadused, on ju, teisel on minimaalsed vajadused ja kui nad kahekesi on koos, et aga mida siis teha? Mida siis teha? Siis tulebki rääkida avatult ja ausalt, võib-olla ka öelda asju, mis võib teisele inimesele haiget teha, et panna need kaardid lauale. Sõbralikult lauale. See on hästi oluline, kuidas seda teha. Et see on nii tundlik teema. Seksuaalsus on tõesti väga tundlik teema ja meie tajume seda seksuaalsust ju väga erinevalt. Noh, näiteks mõni ütleb, et tema kõrgem seksuaalsus on see, kui teda kallistatakse. Et noh, et teda kallistatakse ja silitatakse ja see akt ise, et noh, seda võib igaühega teha. Ja teisel on võib-olla see, et aga mina tahangi olla nagu mina tahangi seda seksuaalakti, sest see on mulle oluline, siis ma tunnen, et sa oled mulle nii lähedane ja nii edasi. Aga mida siis teha? Mida siis teha? Kuidas seda siis nagu lahendada? Ja mina kompromissidesse ei usu. Sest minu jaoks on see, et kui meie lähme kompromissile, näiteks, et sina otsustad, et noh, okei, et tema tuleb sulle vastu, tema näitab rohkem seda vajadust, on ju, ja sina minimeerid. Siis tegelikult mitte kumbki ei saa seda, mida te teete. Või siis lihtsalt teete niimoodi, et mingi 2 nädala jooksul on sinu soovid, number 1, on ju, ja 2 nädala, või noh, üle nädala, ise mina ei tea, kuidas te kokku lepite, on ju, siis on tema soovid. Et tema teab, et kui tema nädal on, siis tema saab hingata ja kui sinu nädal on, siis sina saad oma vajadustega tegeleda. Et noh, minu jaoks on, mina pooldan selliseid lahendusi.